Sama soe kui õues? Soojem, jaa. Kas kõhud on täis kõigil? Ja olete valmis päevale vastu minema hooga? Mina olen Arvi ja mina olen siis ka Lootuse küla meeskonnas ja täna siis saan seda teenistust siin sisse juhatada. Teate, mis meil juhtus täna hommikul? Selline asi, et hakkasime hommikul 7:30 putru keetma ja panime selle suure katla vett täis, et davai, paneme nüüd selle voolu järgi ja lööb välja voolu. Paneme uuesti, mitu korda tegime seda asja ja vahetasime kaableid ja igast värki ja siis järsku vaatame, et suures katlast hakkab tossu tulema. Nii. Ja me saame aru, et pudru jääb keetmata täna. Nii. Ja me saame ka sellest aru, et tund aega on aega hommikusöögini. Nii. Et ma vabandan kõikide ees, kes täna putru ei saanud. Aga ma usun, et te saite kõhud täis. Nii. Aga tänu Jumalale, kuule, meil on seal köögis selline meeskond, et ikkagi me saime need asjad ümber mängitud ja kõik inimesed said süüa. Nii et meil oli hommikul selline adrenaliinilaks juba. Nii. Aga vaatame neid teateid ka täna, et mis see tänane päev siin tooma hakkab. Ma vaatan siin mungamesi on juba, saab osta 10 euri purk. Et saun. No saun, te juba teate, kus saun on, aina? Kes ei ole veel saunas käinud? Osad ei ole veel käinud, nii et täna kindlasti minna, et saun on soe hommikuti kella 7-8:30 ja õhtul ka siis 21 kuni kella 23. Ja naiste saun siis on sealpool. Võid panna selle, kuidas seda kutsutakse, kompassi sinnapoole endal ja meeste saun on siis natukene sealpool, et mehed ja naised koos saunas ei käi. Siis noorte laager, noorte telk on siis tegelikult minus selja taga, et kõik noored, kes te olete, te võite sinna minna, aga ärge minge, sest me kõik oleme noored. Nii, siis järgmine palun. Lasteprogramm on ka käimas ja see on siis seal toitlustusalas selles teises palkmajas, et samamoodi vanemad viivad siis lapsed sinna ja pärast lähevad lastele ise järgi ka, et ei saa jätta terveks päevaks oma lapsi sinna. Et vahest tahaks seda, saaks puhkust, aga ainult siis sellest teatud ajaks. Ja muidugi on tulemas lauatennise turniir, et pastor Nikolai Rütkinen on siis korraldamas seda. Kas Nikolai on hetkel siin ka? Ei ole, magab vist veel alles. Et igal juhul teda tuleks siis üles otsida. Pilti ei ole temast, et teda tuleks siis üles otsida ja panna oma nimi kirja. Järgmine ja muidugi iga-aastane traditsiooniline võrkpalliturniir, et võrkpalliturniir algab siis täna kell 12, mitte homme. Okei, poleks peaaegu läinud selle asjaga kaasa. Et täna on siis kell 12 ja kui sa soovid siis oma kogudusega osaleda, siis ma usun, et tuleb ennast kirja panna ja minna mängima. Ja laadatelk on ka meil otse ees, seal on ka igast head ja paremat saab osta ja Mai on seal vapralt päikse käes müümas oma tooteid, et kui pappi on, siis saab igasuguseid häid asju osta endale. Nii, tuleb veel midagi. Ja muidugi üks tähtis asi on ristimine, et täna siis toimus ristimise tund ka. Piiskop Märt vist õpetas ja homme siis läheb nii-öelda tegudeks. Aga kui sa ei käinud seal tunnis ja kui sa ikkagi soovid saada ristitud ja siis räägi oma pastoriga ja otsi ka võimalik, et panna enda nii-öelda nimi kirja,
ristimisankeeti vajad, mille saad siis EKNK sekretärilt Marilinelt ja saad panna ennast kirja. Tuleb veel midagi, kõik nii. Aga teate mida? Täna on Lootuse küla teenistus siin. Ja muidugi me oleme Lootuse külas, nii. Aga täna on siis üks eriline päev, et me tähistame ka täna, või õigemini meil on vilistlaste päev siin. Nii. Ja mida see kõik tähendab? See tähendab seda, et korra aastas tulevad siis kõik vilistlased, kes on siis lõpetanud programmi siia kokku. Ja sellel aastal me tegime siis seda esimest korda nii, et vilistlased ühendasime selle päeva selle suvelaagriga. Nii et täna on siin väga palju endiseid sõltlasi, kes on teinud igasuguseid asju, aga täna on nad siis siin kained kõik ja nautimas ka seda päeva. Aga piibli kohta tahaks jagada, et Mattiuse 19:26 kirjutab, õigemini seal on Jeesuse sõnad. Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, ta vaatas otsa oma jüngritele ja ütles neile, inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. Amen. Vau. Täpselt, piiskop Pärt küsib alati, kui palju on kõik. Kui palju on? Kõik on kõik, nii. See tähendab, et kõik on võimalik. Nii. Ja ma mõtlesin, et mis asja ma jagan siin lava peal täna, aga teate, mul tuli üks lugu meelde, et me olime siin mõned aastad tagasi Tallinna Toidupangas aitamas pakke kokku panemas ja siis tuli see Toidupanga juht, hollandlane Piet, ma ei tea, võib-olla mõni on temast kuulnud, võib-olla mitte, väga selline hea mees. Nii. Ja tema tuleb siis minu juurde ja hakkab muga rääkima ja siis ta hakkab rääkima piiskop Märdist, et tead, et tegelikult kuskil 25 aastat tagasi, kui piiskop Märt hakkas Lootuse küla rajama, kui tulid sellised mõtted ja muidugi ta otsis siis juba raha, et see ei ole eilse päeva teema, vaata, et ta otsis juba siis raha ja otsis Eestist, otsis välismaalt, igalt poolt, kust vähegi saab, nii. Aga tollel ajal see sama hollandlane ütles siis, et tead, ma mõtlesin, et see Märt Vähi on täitsa hulluks läinud. Nii, et ta tahab keset sood hakata küla ehitama. Nii, ja muidugi tegelikult ju täna on siin küla. Nii. Ja ma mõtlen selle peale, et kui see Piit vaid teaks ka seda, et siin on järv ja purskkaev keset sood. Vau, see on midagi uut, Nii, et Jumala käes on kõik võimalik ja see ei ole see, et me inimestena oleme teinud, aga piiskop Märt on olnud ustav ja teinud koos Jumalaga neid asju. Ja täna ka siin on üks noor mees on kuskil, tema nimi on Alar. Ja tegelikult Alar eelmine aasta siin samas laagris tuli esimest korda siia. Nii, ta oli siis 17-aastane. Nii, ja ta mõtles, et ta tuleb Lootuse külla rehabilitatsiooniprogrammi. Tal oli kõik erinevad sõltuvused, mis tal olid. Nii, aga tänaseks on see noor vaba sõltuvustest. Nii, täna ta on 18-aastane. Nii, ja ta on lõpetanud edukalt A-taseme programmi ja on täna siis juba B-tasemel. Vau. Alar, kas sa oled siin kuskil? Sealt tõuse püsti korra. Vau. Nii. Ja palun tõuske kõik vilistlased ka püsti. Kes te olete Lootuse küla programmis olnud? Kõik, kes te olete programmis? Vau.
Vau. Vau. Vau. Vau. Nad on ühed vaprad sõdalased. Vau. Ja see ongi see, mida Jumal teeb. Kõik on võimalik Jumala käes. Nii et tõuseme palun, lähme palvesse. Kallis Jeesus, nii nagu sa ütlesid, et oma jüngritele sa vaatasid neile otsa ja ütlesid, et see, mis on inimeste käes võimatu, see on sinu käes võimalik. Ja me tegelikult näeme seda. Me näeme seda, kuidas Lootuse küla on, see ei ole lihtsalt tekkinud, vaid sinu tugev käsi on selle peal olnud ja Jumal, kõige tähtsam on see, et inimeste elud on siin muutunud. Issand, me täname sind iga vilistlase eest, me täname sind iga programmis olija eest, kes täna on ja me täname sind, et me saame siin keset sood ülistada sind, Issand. Vau! Täname sind, Jumal, selle teenistuse eest ja tõesti, et me saame ühtse perena tähistada seda, kui hea ja ustav sina, Jumal, oled. Jeesuse nimel. Amen. Ülistame Issandat. Halleluuja, kiitus Jumalale. Issand on väärt kogu au ja kogu kiitus. Nii et lähme koos tema palgete rõõmu ja hõiskamisega. sulle, Jeesus. Sina oled hea ja me kiidame sind, nii et see katus lendab ülesse. Olen siin, tahan kiida sind, Jeesus. Olen siin, et sul öelda, et sind armastan. Kõik, mis on, annan
sind. Olen siin, et sul öelda, et sind armastan. Kõik, mis on, annan sinule. Vaid sa mu austust oled väärt. Halleluuja, sind armastan, Jeesus, halleluuja. Sa oled kuningas, halleluuja. Sind ülistan ja kiidan, imeline sa. Olen siin, Jeesus, olen siin, tahan kiita sind. Olen siin, tahan öelda, et sind armastan. Kõik, mis on, annan sinule. Vaid sa mu austust oled väärt. Halleluuja, sind armastan, Jeesus, halleluuja. Sa oled kuningas, halleluuja. Sind ülistan ja kiidan, imeline sa, halleluuja, halleluuja. Sind armastan, Jeesus, halleluuja. Sa oled kuningas, halleluuja. Sind ülistan ja kiidan, imeline sa. Kogu südamest ma kiidan sind. Kogu südamest ma toon sulle austust. Kogu hingest sind ma ülistan. Sinu ees tantsime me koos. Kogu südamest, Jeesus. Kogu südamest ma kiidan sind. Kogu südamest ma toon sulle austust. Kogu hingest sind ma ülistan. Sinu ees tantsime me koos. Halleluuja, sind armastan, Jeesus, halleluuja. Sa oled kuningas, halleluuja. Sind ülistan ja kiidan, imeline sa, halleluuja, halleluuja. Sind armastan, Jeesus, halleluuja. Sa oled kuningas, halleluuja. Sind ülistan ja kiidan, imeline sa. Halleluuja, Jeesus. Oh. Halleluuja. Üks sõna taevas ja kaoses sünnib kord ja ilu. Üks sõna taevas ja surmast ärkab jõud ja elu. Üks sõna taevas ja võimatust saab võimalikkus. Üks sõna taevast ja muutumatu muudetud saab. Kui Jumal ütled ühe sõna sa. Üks sõna taevas. Üks sõna taevas ja kaoses sünnib kord ja ilu. Üks sõna taevas ja surmast ärkab jõud ja elu. Üks sõna taevas ja võimatust saab võimalikkus. Üks sõna taevas
ja muutumatu muudetud saab. Kui Jumal ütled ühe sõna sa, su sõna ei muutu, Issand. Su sõna ei muutu, su tõotus ei kõigu, su armastus jääb seisma ka, kui kõik mu peaksin kaduma. Su sõna ei muutu, su tõotus ei kõigu, su sõna hoiab maailma ja hoiad mind sa oma käte peal. Oma käte peal. Üks sõna taevast, Issand, üks sõna taevast ja pimeduses sündis valgus. Üks sõna taevast ja kaotuses saab võidu algus. Üks sõna taevast ja võimatu saab võimalikuks. Üks sõna taevast ja muutumatu muudetud saab. Kui Jumal ütled ühe sõna sa, su sõna ei muutu, su tõotus ei kõigu, su armastus jääb seisma ka, kui kõik mu peaksin kaduma. Su sõna ei muutu, su tõotus ei kõigu, su sõna hoiab maailma ja hoiad mind. Su sõna ei muutu, su tõotus ei kõigu, su armastus jääb seisma ka, kui kõik mu peaksin kaduma. Su sõna ei muutu, su tõotus ei kõigu, su sõna hoiab maailma ja hoiad mind sa oma käte peal. Jeesus, oma käte peal. Las su sõna juhib mind. Las su sõna juhib mind mu tee peal. Las see olla mulle valguse. Las su sõna juhib mind mu tee peal. Las see olla mulle valguse. Las su sõna juhib mind mu tee peal. Las see olla mulle valguses. Las su sõna juhib mind mu tee peal. Las see olla mulle valguses. Las su sõna juhib mind mu tee peal. Las see olla mulle valguses. Las su sõna juhib mind mu tee peal. Las see olla mulle valguses. Su sõna ei muutu, su sõna ei muutu, su tõotus ei kõigu, su armastus jääb seisma ka, kui kõik mu peaksin kaduma. Su sõna ei muutu, su tõotus ei kõigu, su sõna hoiab maailma ja hoiab mind. Su sõna ei muutu, su tõotus ei kõigu, su armastus jääb seisma ka, kui kõik mu peaksin kaduma. Su sõna ei muutu, su tõotus
Halleluuja, kallis Jeesus, me täname sind, et sina oled elav sõna. Me täname sind, et Jeesus, kus oled sina, seal on valgus ja seal on elu. Ja me täname sind, issand, et sinu sõna teotused on need, mille peal me seisame. Ja me täname sind, issand, et see suvelaager siin on ka sõna, mis on tulnud taevast Märdi südamesse. Ja Märt on olnud piisavalt julge, et seda uskuda ja välja elada ja tõmmata kõiki meid ka selle sõnaga kaasa. Me täname, issand, et sinu sõna ütleb seda, et nähtamatust on sündinud nähtav. Nii et täna, et me seisame siin, kallis Jeesus, on see, et sinu sõna on saanud nähtavaks. Sõna oli liha ja elas meie keskel ja sõna sündis siin Lootuse külas selles paigas. Ja me oleme sulle nii tänulikud, kallis Jeesus, selle eest. Halleluuja. Las su sõna, issand, voolata täna iga ühe südamesse. Las see tuua ilmutust sellest, kes oled sina. Las see tuua vabadust inimeste ja meie kõikide olukordadesse ja las see meenutada seda, kui suur ja võimas ja tugev oled sina. Elav sõna, kallis Jeesus. Aitäh sulle, issand. Amen. Amen. Ütelge palun oma naabrile, et mul on hea meel, et sa oled siin. Super, thank you, thank you, thank you. Nii tore on näha uusi ja vanu tuttavaid ja täna meil on ka siis see eesõigus ja me oleme tohutu tänulikult ka terve Lootuse küla pere poolt, et me saame täna siin sellel teenistusel kõik koos olla. Sest ma usun, et kõikide meie nagu südame igatsus ja see soov on üks, anda au Jeesusele selle eest, mida tema on teinud. Et ise me millegiga sellega ei ole hakkama saanud. Minu nimi on Raiman, mina olen Lootuse küla tegevjuht, Lootuse küla pastor ja mina tulin ka siia Lootuse küla abi saama 14 aastat tagasi. Ja see koht muutis minu elu. Kui ma ei oleks siia kohta tulnud, ma oleksin ammu olnud surnud. Ja ma olen igal hommikul tohutu tänulik, kui ma üles ärkan lihtsalt, et ma olen elus, et mul on selline kallis abikaasa, keskmine siin on tema minu abikaasa Marilyn. Et kuidas teile ülistus meeldis, oli vägev, jah? Nii et see on meie Lootuse küla ülistusbänd. Nüüd sa muidugi mõtled, et kuidas see nüüd võimalik on, et kas siis Raili ja Alvin on ka salaja siin rehabilitatsiooni läbinud või kus see nüüd siis juhtus. Aga nemad käivad meil kuus ühe korra meid teenimas ja Marilyn on vana tuttav Railiga, vana sõber. Nii et täna on see eesõigus meil siis üheskoos teenida ülistuses. Te näete seda asja siin kantsel. See on siuke vähe kõigub, on ju. Et kas see on kellegile tuttav see kantsel? No jah, Mardile on Lootuse külast, on ju, Lootuse küla mehed on, aga kuskilt kaugemalt 30 aastat tagasi, kas keegi mäletab seda kantslit? 30 aastat tagasi, nii. Ikka on, mõned käed on püsti. Aga Raili rääkis ka mulle selle loo, mismoodi ta tuli Lootuse külla ja siis hakkasid vist isegi jalad värisema. Et vaatas, et muidu tundub niuke vana ja logisev, mis ta siis nagu erilist on ju. Aga see on tulnud Mardi tänavalt, kus oli kunagi Nelipühi kirik. Et see on seal pika ringiga tulnud, vaata nüüd jälle kõigub siin ees. Vahepeal taheti juba ära utiliseerida, et äkki ostad kuskilt temust või midagi, mingi klaasist, mingi värgi, aga siis ma sain sellest ajaloost teada ja mõtlesin, kuule, seda ma küll ära ei viska. Nii et võib-olla Jaanus Albert, kes on Lootuse küla vilist, on hea puussepp, äkki ta kuidagi timmib seda, et enam ei kõigu. Aga ma arvan, et see on võib-olla meie elu nagu näide ka, milline meie elu on. Et teinekord me ka nagu vaatame nagu tavainimene, et mismoodi see, tead, mingi kõiguba siukene vana asi on ja, aga tegelikult Jumala käes on see olnud üks väga võimas tööriist. Kujutate ette, kui kõik palju piiblid on siia peale pannud ja kui palju inimesi on saanud päästetud ja terveks. Seda kõike see kantsel on kuidagi endasse imenud, nii et kui tahate, võite pärast tulla teda katsuma, et on siuke väga, võite pilti teha, selfit, vaata, siin ta ongi. Aga täna on meil siukene huvitav ja põnev teenistus, et ta on siukse Lootuse küla hõnguga. Ja sa võid alati
minna Lootuseküla inimese juurde, ütleme, et kes siis hakkas ütlema uuesti, tarvitama, kahjuks seda juhtub, ja siis sa lähed tema juurde ja küsid, et no kuule, räägi siis ära, et mis juhtus, et miks sa siis tarvitama hakkad. No ja siis ta räägib tavaliselt igasugused seal põhjused, et mis seal juhtus, et siis mingisugused emotsionaalsed rasked asjad või mis iganes, Aga siis on alati need inimesed, kes ka jäävad püsima, kes ei kuku, kes ei lange, Aga selle asemel, et minna uurima seda inimest, et miks ta langes, et siis sa juba valmistad endale seda langust ette, et saada hea põhjuse teada, miks uuesti jooma hakata. Aga sa võid minna pigem selle inimese juurde, kes püsib ja lähed tema juurde ja näpistad teda, kas ta on ikka tõeline. Ja küsid tema käest, et kuule, aga kuidas sa püsima jäid? Ja see on hoopis teine asi. Siis sa ei otsi seda põhjust, miks langeda, aga sa saad selle põhjuse, miks inimene jäi püsima. Nii et ma usun, iga inimene, mees ja naine, kes tuleb Lootusekülla, ega ta ei tule siia, et hakata uuesti jooma. Võib-olla alguses ta mõtleb, et ma ennast muuta ei taha, aga mingi aeg ikkagi sa teed selle otsuse, et sa ei taha enam juua. Aga täna meile annab üks mees tunnistuse. Tema nimi on Herbert. Ja Herbert tuli Lootusekülla 18 aastat tagasi. Kujutad ette? Mul on täna siin Lootusekülas noored ja ennem just istusin Karliga seal taga. Ja Karl on 19-aastane ja siis ma ütlesin talle, et sa olid 1 aastane, kui Herbert programmi tuli. Nii et sa olid alles süles. Nii et teeme Herbertile suure aplausi. Herbert on minu hea sõber ja teate, küsitakse ka, et miks on niimoodi, et ühe inimese elu muutub Lootusekülas ja teise inimese elu ei muutu. Ja teate, mis see põhipõhjus on? See põhipõhjus on see, et kas inimene on lihtsalt nagu katki, et natukene midagi seal jõi ja tarvitas ja on asi nihu, või see inimene on täiesti murdunud. Ja vot see on see erinevus. Nii et ikka ja jälle ma näen, et need inimesed, kelle elu muutub, on vot need inimesed, kes on seal täiesti põhjas, kus ei ole enam inimlikult mitte mingisugust väljapääsu. Ja ma ei tea, miks see niisugune matemaatika on, aga see on see põhipõhjus, miks keegi jääb püsima. Nii et sellepärast ma Herbertil tahtsingi paluda, et tema räägis teile oma loo ja see on väga vägev lugu. Nii et teeme veel kord Herbertile suure aplausi. Aitäh teile ja tere ka minu poolt. Ja aasta number oli siis 2006 ja septembrikuus. Siin üks pastor, Endel Treimann, sai Jumalalt ülesande, et minna ühte kohta, korteriks on seda palju nimetada, sinna kohta, kuhu mitte keegi minna ei tahtnud. Ehk siis minu juurde koju. Ja mis seal siis nii imelik oli, ma olen sündinud ja kasvanud tegelikult Rakvere linnas. Ja Rakveres oli niisugune koht nagu vana bussijaam. Ja seal oli meeste WC. No see on ka palju öeldud WC. Ja sinna ka mitte keegi minna ei tahtnud, ainult suure hädaga. Aga kui ta ometigi see koht oli nii mõnelegi niisugune kodune, kes sõi, kes jõi, mõni magas ja kui valel ajal läksid, siis võisid kere peale ka saada. No ega see minu tuba nüüd palju parem ei olnud. Ja mis seal siis oli see, et ma olin ise selleks ajaks mingi 3 kuud kalonni joonud ja kuna ma õues ei käinud, isegi voodist õieti välja ei liikunud, siis kõik oma hädad lasin üle voodi ääre ja minuga oli seal koos minu truu koer, kes ka õues ei käinud. Ja siis kui Endel sinna tuppa tuli, võib-olla sa Endel näitad ennast, kõik ei tea, siis te võite pärast tema käest küsida. Ega mina ise ei tea. Igal juhul tuli ta sinna ja ma olin sihualasti olnud tühja taara ja kogu selle asja sees seal. Et koer teda ligi ei lasknud. Siis ta kutsus kiirabi. No nemad ka mulle ligi ei tulnud. Nad läksid minema. Jätsid mu sinna. Õhtul siis mul sugulased tulid ja kutsusid uuesti. No suure anumise peale nad tulid. Ja no nende valgete tuhvlitega seal sees, marlimaskid ees, porikärbseid oli muidugi tuba täis. Aga vot siis hakkas püha vaim, pani autojuhile järsku südames.
ja see autojuht ütles, et tead, nüüd me teeme sinuga niimoodi, et me viime su siit minema. Viime haiglasse ja peseme puhtaks. Ja autojuht võttis selle otsuse. Ja mis ta siis tegi? Sidus mu kanderaami külge kinni ja viidigi mind minema. Ja hommikul tuli see mees mind vaatama. Ja ütles, et et sa täna saad koju. Ja siis ta ütles, et tead, et mina oma teenistuse ajal olen käinud küll igasugustes väljakutsetel. Aga vot sellist korterit ei ole mina veel näinud. Etteruttavalt ma ütlen, et seda korterit nägi ka oma silmaga. Siis ta oli juba enam-vähem korda tehtud. Märt Vähi vaatas ja pärast ohkas ütles, et jaa, kui tema oleks pidanud siin olema, siis ta oleks ise jooma hakanud. Et ütles, et ei, vot siin kaines peaga olla ei saa. Märdi sõnad. Aga koju mind ei lastud, sest siis hakati midagi seal uurima ja siis selgus hoopis, et ma olin tegelikult eluohtlikus seisundis. Nii et ma oleks kohe ära surnud. Ja siis hakati hoopis mul elu päästma. Viidi intensiivravisse. Mul oli mingi sisemine verejooks ja ma ei tea, mis seal veel oli. Ja kui ma siis lõpuks seda haiglast välja sain, siis paari päeva pärast pühapäeva hommikul tulid minu juurde Endel ja veel üks mees Lootuse külas, Ulja kogunduses. Tulid minu juurde, võtsid mu sisuliselt sülle, sest ega ma õieti liikuda ei saanud veel. Toasussides, dressipükstes viidi mind siis Jumala teenistusele, Ulja kogudus. Ja peale teenistust Endel ütles siis mulle, et nüüd on nii, et sa pead minema Lootuse külla. Muidugi, mis paljud teevad ja ka mina ütlesin ei, ma ei lähe, ma saan ise hakkama. Ma arvan, et see on tuttav loosung juba paljudele. Või siis homme. Ma võtsin kohe üle homme, on vähemalt üks vaba päev. Ja siis vahepeal jõudis seal Uljal käia visiidil ka tolleaegne kirikujuht Ago Lilleorg. Vaatas mulle otsa, ütles, et ei, sa pead minema Lootuse külla. Ei, ma ei kuulanud Ago ka. Ütlesin, ma saan ise hakkama. Ja ma saingi hakkama, sest aasta 2008 juba jaanuarikuus sai Rakvere Päästeamet, kus praegu Eerik töötab, saivad päris äreva väljakutse, et Ulja külas kortermaja põleb, trepikoda on süüdatud põlema ja 2 väikest last olid siis korterites nagu seal vingu lõksus. Nemad sealt päästeti. Mind tiriti toast välja, anti peksa otse Päästeameti autode ees. Nemad vaatasid pealt. Ja siis jõudis kohale politsei. Mitte nüüd need päris reamehed, aga ikka vähe kõrgema asjamees. Ja siis tema andis loa siis naabrid ja kes seal olid. Et nüüd teeme nii, et teie lööge tema maha. Temaga ei ole siin siis kõik korras, et viisake ta siit trepist alla ja meie tuleme vormistame selle ära kukkumisena. Ja nii ma seal toas siis olin, mina seda õnneks pealt ei kuulnud. Aga siis püha vaim pani nagu südamele, et helista ise Päästeametis. Ja kui ma sinna helistasin, siis minu telefoninumbrid seal teati, siis nad ei reageerinud enam nendele joodiku väljakutsetele. Aga vaat see päev oli seal keegi, keda hakkas see asi huvitama, et kuidas see niisugune asi võimalik saab olla, et siin Päästeameti auto ees peksti. Et ma saadan kohe auto sinna. Ja natuke aja pärast keegi koputaski, see nüüd päris uks ei olnud enam selle ees. Ja mina mõtlesin, et kiirabi tuli, aga tuldigi siis, nagu mind sinna trepist alla viskama hoopis. Tiriti mind toast välja. Päris trepist alla ei visatud, visati maja ette poriloiku. Ja samal hetkel sõidab kiirabi sinna. Ja ma ütleksin, et need, mina nimetan neid ingliteks. 2 tüdrukut, kes mind üldse ei teadnud, need kiirabitöötajad, mina neid ei teadnud. Nad tulid, tirisid mu sealt poriloigust välja ja viisid oma autos. Aga nüüd korraks
tundub siin loos midagi ei klappi. Ma olin päästetud, mul oli kogudus, mul oli karjane ja ainus inimene või usklik inimene seal majas ja nüüd siis kõhuli poriloigus. Et võiks küsida, et oota, miks nii? No ainus põhjus, mis siin on sõnakuulmatus. Ma ei kuulanud oma karjaste sõna. Ja tegin nii, nagu mulle meeldis. Nüüd ei saa öelda, et ma ei otsinud oma ellu lahendusi. Otsisin küll. Teate seda lugu, joodik käib ümber selle tänavavalgustusposti ja otsib midagi. No kaine inimene küsib, kuule, kas sul midagi kadunud või? Jaa, et võtmed. Oled sa kindel, et nad siia kaotasid? Ei ole, aga siin on hea valge otsida. Vaat ma ka otsisin lahendusi ellu sealt, kus mulle neid meeldis otsida. Ja mitte seda nüüd 2006. aastal, vaid tegelikult aastal 89, kui ma tulin sõjaväest, siis minu elu kuni selle hetkeni oli väga korras. Ja minu eest juba palvetas minu ristiisa, vanaonu, enne veel, kui ma üldse sündisin. Aga 89. aastal ma ei teinud nii, nagu tema ütles, vaid hakkasingi seda vabadust otsima. Jah, ma hakkasin tööle fotograafina ja tol ajal muidugi viina pakuti, toodi ise kätte. Aga vaadake, Rakveres on ilus tänav, Vabaduse puiestee. Nii ilus ja vaikne tänav. Ainult, et kui sa sinna lõppu jõuad, Vabaduse puiestee lõppu, siis seal asub haigla, kodutute varjupaik ja surnukuur. Nii et mööda Vabaduse puiesteed otse haiglasse. Ma olen kuulnud, et Tallinnas Vabaduse puiestee pidi laagrisse viima, seda ma täpselt ei tea. Aga igal juhul, ja milles see elu langus siis toimis, ma rajasin oma elu inimeste tutvuste peale. Nemad siis aitasid mind, käsi peseb kätt. Aga varsti neid inimestel enam mind vaja ei olnud. Ja nii tuligi selleks ajaks oli minu juba sõltlane, tuli minu ellu algul Samakas, siis OTK Lonn. Ja nii see elu läks. Ja siis me kolisime Uljale, aga võt seal on just see hea elu, või tähendab see hea asi, et siis tuli minu ellu EKNK Ulja kogudus ja pastor Endel. Nii, aga tagasi nüüd sinna poriloigu juurde siis. Kiirabi helistas politseisse, nemad kohale ei tulnud, nemad lootsid nüüd seda teist väljakutset saada, et tulevad vormistavad ära. Ja siis need tüdrukud ütlesid, et siis me viime ta ise tuppa. Ja lugesid siis nendele teistele sõnad peale, et nii teha ei tohi. No järgmine päev taheti mind hullumajja viia. No ei ole nii loll, sinna vastu ei võeta. Ja nii ma seal kodus siis olin, kuni siis lõpuks tuli Endel ja Urve Ulja kogudusest ja andsid mulle viimase võimaluse. Kas sa nüüd lähed Lootuse külla või ei? Ja kui sa lähed, siis me aitame sind nii, nagu meie saame. Ja etteruutavalt öeldes tõesti. Nad maksid kõik kinni, mis veel võimalik oli. Ja nii me siis tõesti 25. jaanuari hommikul 2008 sõitsime Endliga siia Lootuse külla. Ja kaalusin ma tookord mingi 60 kilo ringis. Nägu oli puru, nii nagu joodik on naised. Ja kui ma siia kontorisse istusin, natukese aja pärast tuli uksest sisse mees, kes nimetab ennast, et ta on suur mees, ta on jumala mees, aga ta ei ole suur jumala mees. Ja selle mehe nimi on Märt Vähi. Tuli sisse, nägi mind, võttis mul ümbert kinni ja ütles, et kui tore, et sa siia tulid, ma armastan sind. Mina esimese hooga mõtlesin, ta ajas keegi segi. Aga ei, Märt tõesti minusuguseid ja kõiki meid armastab. Ja milles see armastus siis seisnes? Märt tahab, et me muudaksime oma elu. Ja 3 kuud ma olin siin ja kõik tundus, et kõik oli hea. Aga samas ma ei mõistnud, mis asi see nüüd siis on. Mis asi siin peaks nagu terveks eluks selle teise elu andma. Ma nagu ei saanud, nagu tänane pealkiri on Kristuses. Ma nagu ei saanud sellele õieti aru.
ja siis ühel õhtul mulle öeldi, et mul on ema meie hulgas lahkumas. Ema oli üldse Tapa hooldekodus. Ja see lõi muidugi minul selle nõndanimetatud kompassi ventilaatoriks ja ma tahtsin hakata siit ära minema. Aga Märt Vähi ütles, et ei, me nädala aja pärast lähme. No nädal aega. Ja nii ma siis ootasin, kuni me nädala aja pärast sinna Tapale sõitsime. Ja ema selleks ajaks tal lihtsalt pulss lõi. Ta ei liigutanud mitte midagi, ei silmi ega õieti ei hinganud enam. Ühesõnaga ta oli täielikult koomas ja see hooldekodu töötaja tuli ja vabandas. Ta anna andeks, et su emaga niimoodi juht. Aga Märt Vähi ütles selle peale, et oota, ma hakkan nüüd palvetama. Ja tõusis püsti ja nüüd on seda raske kirjeldada, seda asja. See tuba või palat nagu natukene värises seal. Ja Märt palvetas ja ta palvetas mu ema ellu. No ma ütlen, raske on seda seletada, kui sa oma käte vahele ema äratatakse üles. Ema tegi silmad lahti ja küsis, et oi poja, sina siin. Kus sa siia said? No mina ütlesin, et nii suur mees pole sinu eest veel palvetanud. Ja hakkas sööma, ma viisin talle jogurtit ja mahla. Aga vot nüüd see asi ehmatas kõige rohkem ära seda hooldekodu töötaja. Sest tema ei olnud sellist asja näinud. Tema istus lihtsalt pingi peal, vaatas ja siis küsis, et oot, kes te olete? Ja siis Märt tõusis uuesti püsti ja esitles ennast, ütles, et mina olen Märt Vähi, Lootuse küla omanik, et siin proua poeg tuli elu muutma. No sai ta midagi aru või ei saanud, ma ei tea. Aga igal juhul kohkunud ta oli. Aga siis 1,5 päeva pärast mul ema lahkus. Ja vot siis oligi, et ma hakkasin minema siis ema matma. Sest see korter või kuidas teda nimetatakse, oli pärandatud mulle. Ja Märt oli taas see mees, kes ütles, et jah, Herbert, ega ma sind kinni hoida ei saa. Aga tegi mulle selle asja selgeks, et see, vaadake, Paulus ka hoiatas laeva huku eel, et see sõit teile head ei too. Ja sama ütles mulle Märt. Ja lõpuks ma ütlesin, hea küll, Märt, ma teen nii, nagu sina ütled. Ja jäin siia edasi. Nii et ema matustele pastor Jaanus viis mind siit autoga. Ja endal oli just, kes Virumaad natukene teab. Ta oli Kohtla-Järvel, oli vanem kohtunik maadlusvõistlustel. Tuli sealt võistlustelt Kadrina, Matis ema ja siis läks sinna tagasi. Vaat niimoodi armastab EKNK ja Lootuse küla igat meie sugust eluheidikut. Aga nüüd tagasi teel või üldse, kui ma siia tagasi tulin, vaat siis hakkas alles see programm peale. Raimann Moheleb. Ja, et mul ei ole siin pikka aega, et seda kõike rääkida, mis oli siin 18 aastat tagasi. Siis hakkasid Roman ja William tööle. Ja siis selgus, et minu jaoks üks väga kummaline asi, et mina pean hoopis ennast muutma. Ma teadsin, et ma olen ohver. Kõik tegid mulle paha. Aga nüüd tuli välja hoopis, et ka minus on midagi seda ja päris palju. No need on need sotsiogrammid, andestuskirjad, see saeveski. Seal tuli nüüd vastust võtta, vastutust. Ja kõik see, mis siin oli nii, et tõesti aasta otsa olin täpselt siin. Ja enne lõpetamist, see oli jaanuarikuus, ma täpselt 25. lõpetasin. Nädala enne oli siis see veeristimine, mis teil on homme. Ma ei tea, kus teil see homme toimub. Järves. No minul oli ta 18. jaanuar, õues oli 15 kraadi külma, siis seal Vasalemma jões. Ja vot nii, mehed lõid eelmine päev augu jää sisse ja Märt oli kaldal, Roman ja William olid vees. No teid tahab naerma, aga ega ma sinna minna küll ei taht. Aga ära sai tehtud. Aga nüüd see, miks Jumal mind üldse siia saatis. Tegelikult Jumalal oli üks plaan.
minu ja ühe teise inimese jaoks, aga ta ei saanud meid enne kokku viia. Sest selline, nagu ma olin. Siin on ka Arlek, kes oli tookord ka üks nendest, kes siis minu kallal vaeva nägivad. Ja aastal 2009 maikuus toimus Ago Lilleorg pani püstis selle Lootusfestivali. Ja sellel festivalil said kokku 2 inimest, kes mitte kunagi enne ei olnud näinud üht-teist, ei tundnud kedagi omavahel. Üks oli mina, teine on minu abikaasa Maili. Ja nädal aega hiljem ma sõitsin esimest korda elus Türile. Ma ei olnud seal kunagi käinud. Ja siis hüppas mulle sülle tol ajal 5-aastane Madis. Maili elu ei olnud ka korras sel hetkel, ta oli lahutatud, ta kasvatas poega. Ja võib öelda, et siiamaani oleme koos. Aasta 2000, aasta hiljem Türi kogudus, Türi missiooni kogudus Jaanitulel meid laulatati. Ja aastal 2012, 3. augustil kell 12 päeval sündis meie perreellu Hendrik. Nii et praegusel ajal elame tagasi uuesti Türil. Aga nüüd Jumalat, aga Lootuse küla suhtes. Sa, Märt, ikka armastad neid päevi kokku lugeda. No kui sul on aega teinekord, siia tulles 26. jaanuari hommikul ma kirjutasin esimest korda elus palvviikut. Ja viimane sissekanne on paar tundi tagasi täna. Iga päev. Nii et sa võid kokku lugeda siis mitu viiku lehekülge ma olen kirjutanud. Ja see on päeva võti, see on osadus. Ja teine asi, niisugust venna armastust, nagu siin oli. Sotsogramm, jah, võin võrdluseks öelda, me olime 5 programmis. Ja nüüd teha siis sotsogramm. Aga Jumalat ma tänan iga päev. Aga nüüd ma palun väga, ma tänan Alta ja Märt Vähi. Ma tänan Endlit ja Ulja kogudust, nagu see vana rahvas ütleb. Oleks on sama hea, mis poleks, aga kui poleks Endel sinna tuld, siis mind siin ei oleks. Ma tänan Lootuse küla juhtkonda, kes te olite, kes te praegult olete, ja ma tänan teid kõiki, Kallis Ekan ka ja kes te siin olete, sest me kõik oleme üks pere. Aitäh teile veel korra, olge õnnistatud. Amen. Ma panen selle siia. Meie purgi. Vägev on ju, tänu Jumalale. Vägev. Teeme veel suure aplausi. Ja Herbertiga on see lugu, et ta tuli vaata jaanuaris programmi ja siis igal aastal jaanuaris siis ta käib oma lugu meile rääkimas. Ja siis ta räägib seda sama olukorda, vaata, kus ta seal oli korteris tead ja kõik see odekolonn ja kõik rooja ja kõik need asjad on ju. No väga südamlik alati. Ja sellepärast ma tahtsin täna, et te ka sellest saate osa. Aga siis pühapäeval ta jagab seda tavaliselt Lootuse külas ja järgmine päev on esmaspäeval ja esmaspäeval ma lähen tööle, lähen kontorisse, vaatan, üks mees on seal asjad kokku pakkinud ja istub. Nii, ma küsin, no mis juhtus siis? Ei, mina lähen minema. Ma küsin, miks sa minema lähed? Mulle küll Lootuse küla vaja pole. Ma mõtlen, kuidas siis niimoodi siis nüüd juhtus on ju. Aga vot see Herbert, vot temal on küll vaja. Vot minul see olukord nii hull ei olnud kui Herbertil. Vot. Ja sellepärast ta tahtis ära minna programmist. Oleks mul nii olukord kui Herbert, vaat siis ma peaksin küll programmis olema. Aga siis ma hakkasin mõtlema, aga huvitav, et sa oled ju 20 aastat vangis istunud, on ju. Aga Herbert pole kunagi nii madalale laskunud, et vangis istuks, on ju.
ja täna on see mees samamoodi kahjuks vanglas, on ju. Nii et see on nii huvitav, aga ja ma usun, et Herbert andis selle ühe põhivõtme ka meile lõpus. Ta kindlasti, tema on väga osav sõnasepp, nagu te aru saite, on ju. Väga hästi paneb, nii et väga hästi. Et see võtme ta jättis ju lõpuks, on ju, et miks ta on siis olnud kaine. Need on need leheküljed, mida ta iga päev kirjutab. Kõik palvevihikud, mis on see 18 aastat kirjutatud, see on see võti. Nii et aitäh, et sa andsid meile selle võtme, kuidas jääda kaineks. Amen. Teeme veel ühe suure aplausi Herbertile. Ja see kõik on väga ilus ja vahva ja vägev ja me kogu südames Lootuse küla poolt täname kõiki inimesi, kes seisavad meie selja taga, kes toetavad meid palvetega, kes toetavad meid finantsidega. Et kui minu käest küsitakse, kuidas Lootuse küla üldse nagu toimib ja kuidas see võimalik on, et siin on kõik need asjad toimivad, inimesed saavad abi, siis mina alati ütlen, et see toimib tänu headele inimestele, kes annetavad meile iga kuu 25 eurot. Ja sa võtad, et see võib-olla ei ole nii suur summa, aga kui me oleme neid aastatega kogunud ja kogunud, siis lõpuks tuleb kokku üks väga suur summa, mida me kasutame iga kuiselt siis, et katta meie Lootuse küla keskuse kulusid. Ja enamjaolt kõik need, kes on need 25 eurot annetajad, on just kristlased, on Jeesuse jüngrid. Nii et sellepärast te näete siin nende istmete peal on siuksed sinised voldikud. Võtke kõik kätte ja siis ma näen, et teil on need olemas. Sinised voldikud on siin. Ja kõigil, kellel käed püsti on, siis hakkavad meie partneriteks. Väga hea, suured tänud. Aga see käis lihtsalt. Ma õpin Märdi pealt neid asju, nii et see läks praegu päris hästi. Aga ühesõnaga, tegelikult on võimalus siis igal ühel hakata Lootuse küla toetajaks. 25 eurot kuus, see saab muuta ühe inimese elu. Ja te saate täita selle ankeedi ära ja tuua pärast sinna laadatelki, seal on Lootuse küla laud. Nii et täitke see ära, tooge sinna. Ja mina saadan teile siis ühe inimese, te saate valida kas vend või õde Kristuses, kes on programmis. Ja ma saadan teile selle inimese pildi ja te saate panna tema sinna külmkapi peale magnetiga, saate palvetada tema eest, saate saata talle julgustuskirjasid. Kui tulete meile külla, saate teda näha, käega katsuda, mis ta teeb siin, kuidas ta läheb. Ja siis, kui tuleb lõpetamine, kui ta lõpetab selle programmi, siis me kutsume teid kõiki kohale ja kui 2-3 kuu tagant me saadame sihukest ülevaadet, et kuidas sellel inimesel läheb. Nii et see on tohutu suur abi Lootuse külale ja ma olen siiralt tänulik kõigile, kes hakkavad täna Lootuse partneriks. Ja kõikidele inimestele, kes hakkavad täna Lootuse partneriks, on ka mul üks kingitus. See on meie kohalik mungamesi. Vaata, siin on üks slaid ka, võib-olla tuli, juba tuli, vaata siukene. Nii et siukene eriti magus, siuke vedel, tead, siuke võnus, tead, täitsa näed, ma võiksin siit välja kallata selle kellegile pähe või ta. Aga see on meie enda toode, meie mesilased on kohe siin üle metsa, ma usun, et te neid nägite, ärge väga lähedale minge. Ma alati oma abikaasale räägin, et mul on sõbralikud mesilased, aga abikaasa ütleb, et ära seda taru lahti tee. Et noh, nii mõnigi nõelata saanud. Aga kes eelmine aasta ostis mungamett ja kellele väga maitsesse? On kedagi? Nii, siin olid inimesed. No ma annan teile siis see aasta ka ühe kingituseks. Nii, palun. Nii, palun. Mul ainult üks on, et teine tahtis ka saada, aga väga hea. Vot, nii et see on üks võimalus, kuidas annetada. Teine üks suur vajadus, mis meil on, mida me oleme ehitamas, võite panna selle slaidi. Me ehitame sinna, kus see söömine on, te olete näinud, seal on siuksed suured, need, kuidas öelda siis, karkass on püsti, just, aitäh, Alur. Ja me ehitame sinna siis suure Lootuse keskuse ja see on otseselt seotud EKNK kirikuga ka, sest et kui meil on näiteks see sama suvelaager, siis juba täna te hommikul juba kuulsite, Arvi rääkis, kuidas katel läks katki ja mis seal juhtus on ju. Kõik see telk ja asjad, et siis me saame kõik selle söömise seal teha. Et me ei pea eraldi neid telke püste panema ja väljas möllama, aga selle hoone sees on olemas siukene suur tööstuslik köök. Ja siis siin on see köök, siin on siis inimesed, 350 inimest. Siis kui Alur tuled jutlustama, siin on see lava, siin on ülistus, on ja siin on suur laste mängumaailm.
nii et see saab teenima tervet EKNK kogudust ja kirikuid kõiki. Me korraldame erinevaid konverentse, noortekonverentse, suurte konverentse, ülistusõhtuid, imede nädalavahetusi ja kõiki neid asju. Nii et see saab olema niisugune lootuse keskus, et tuua inimestele vabadust Jeesuses. Nagu see laagri teema on Kristuses Jeesuses. Nii et kõik täna, mis me teeme, me korjame üles ohvri, võtame, kes tahab maksta siis telefoniga, ülekandega, siis siin on see QR kood ja meil on vaja praegu, te näete, need karkass on püsti, nüüd meil on vaja sinna fermid peale panna. Nii et meie ehitustööde juht on Tani Roos. Tani, tõuse püsti korra. Teeme Tanile suure aplausi. Tani on meie ehitusjuht. Ja ta just hommikul tuli, ütles, togis mind, ütles, kuule, mul on sulle üks väga hea uudis. See mulle meeldib, mulle head uudised väga meeldivad. Ja ta ütles mulle, et vaata need, nüüd me praegu foajees ehitame, metallpostid tulevad sinna, suured metalltalad, ütles, et me saime need, meid õnnistati nendega. Nii et see on tohutu suur asi. Et üks hea ärimees pani oma õla alla ja ütles, et ma ostan teile need metallpostid. Aga täna me kogume kõik annetused, mis tulevad sularahas, pangaülekandega, kõik läheb nende katusefermide ostmiseks. Meil on ühtekokku vaja 47 000 eurot ja meil on olemas 27 000 eurot. Nii et võib-olla tänane teenistus on ka üks seeme sinu südamesse. Võib-olla sa tead, et kuule, mul kuskil on raha ootamas ja ma ei tea, kuhu ma tahan panna, aga ma tahan, et see raha teeniks Jumala riiki, siis see on üks väga hea investeering, kuhu panna. Nii et kõik see annetus, mis me täna ülesse võtame, see läheb otse nende katusefermide ostmiseks. Amen. Nii et tõuseme püsti ja täname Jumalat, samal ajal kiidame Jumalat. Mul pole puudu milleski, sa juhid haljala salmin. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled hea karjane, mind saadad ka mu orgudes. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Mu valgus sa. Sa juhid mind, kannad mind, päästnud mind sa pimeda. Tänu Jeesus. Mul lootus sa, hoiad mind, saadad mind, su kätte peal elan ma. Mul pole puudu milleski, mul pole puudu milleski. Sa juhid haljala salmin. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled hea karjane, mind saadad ka mu orgudes. Sa oled allikas, sa
saadad vaimu orgudes. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled oled kõik mu jaoks, sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. halleluuja, halleluuja. Kallis Jeesus, sina oled kõik meie jaoks ja meil ei ole tõesti mitte millegis puudust. Me täname sind kogu südamest Herberti loo eest, issand, kus sa võtsid ja tõmbasid teda pimedusest, ühest mülkast välja. Me täname sind, et tal on täna abikaasa ja 2 last ja kallis Jeesus, tõesti, sina oled meie karjane ja meil ei ole millegis puudust. Aitäh sulle, Jeesus. Kogu au kuulub sulle ja kogudus ütleb aamen. Nii, palun istuge. Vägev. Ma sattusin ennem nii hoogu, et mul jäi see termomeeter näitamata, aga see on meie lootuse partnermeeter, nii et siin on 61 kraadi juba peal, aga iga aasta meil on eesmärk siis saavutada 150 uut toetajat, et see aasta me oleme jõudnud siin 61-ni. Nii et iga uus toetaja, kes tuleb, siis me muudkui sikutame seda edasi. Aamen. Ja ma panen selle siit eest ära, muidu pärast koperdan selle peale. Nii. Aga mina tahtsin täna kõneleda sellel teemal, mis on tegelikult siis laagri teema. Et lähme tagasi teemasse. Kristuses Jeesuses. Ma ei tea, see on nii sügav nagu tõde ja ilmutus, et kui sellele nagu pihta paned, siis tegelikult rohkem midagi vaja ei olegi. Sest selles on kõik see võti olemas. Jeesuses Kristuses, tema sees, tema läbi, tema võidmises, mitte sinu enda jõuga, aga tema jõu ja tema väega. See on tohutu vägev, nagu kui ma mõtlen kõikidele need inimestele täna, kes siin ka on, siis piibel ütleb alati seda, räägib seda ka, et arsti ei vaja terved inimesed, aga haiged inimesed. Et väga nagu vähesed inimesed tegelikult tulevad ka Jeesuse juurde, kes on nagu terved ja kellel on kõik elus hästi ja kellel ei ole mitte midagi vaja. Aga see kamp, ma usun, et kes me kõik siin oleme, me oleme arvatavasti olnud oma elus kuskil kohas, kus me ütleme, et ma vajan sind, Jeesus. Ma ei saa ilma sinuta hakkama. Muidu me arvatavasti ei oleks siin, sest arsti vajavad haiged, mitte terved. Ja meie elu on tegelikult elav tõestus sellest, et Jeesus Kristus on elav. Amen, olete nõus? Iga inimene, kes me siin oleme, me oleme elav tõestus sellest, et Jeesus Kristus on elav. Võib-olla Jeesus Kristus ei ole veel seda ime sinu elus teinud, aga sellepärast sa siin laagris oledki. Et me tahame sind tutvustada Jeesusele Kristusele, kes on kõige suurem ja tugevam ja võimsam, kes saab elada sinu sees, kes annab sulle jõu ületada ükstapuha missugused raskused ja väljakutsed. Mul on üks lühikene, väikene harjutus. See ei ole nagu noortelaagri harjutus, me ei hakka seda kivipaberkäärid praegu, see võeti ära juba. Aga üks teine harjutus, et ma tahtsin seda küsida. Keda Jeesus on vabastanud alkoholist? Palun tõstke käsi ülesse. Nii. Keda Jeesus on vabastanud alkoholist? Päris palju inimesi. Jaa. Amen. Siin tuleb veel. Vene tõlge juba järgi. Venelased saavad ka aru, et nendest on jutt. On ju. Nii. Siis ma küsin, et keda Jeesus on vabastanud narkootikumide sõltuvusest? No nii. Mõned inimesed on. Keda Jeesus on vabastanud mingisugusest sügavast depressioonist või masendusest? On kedagi? No nii, juba tuleb. Mõnel inimestel on kogu aeg käsi püsti. Ma olen üks nendest.
keda Jeesus on vabastanud mingisugusest ravimisõltuvusest? Jaa, amen, amen. Keda Jeesus on vabastanud vanglast? On kedagi, kes on, nii seal taga on mõned käed, ahah. Jah, et kes on tänu Jeesusele vanglast välja saanud, see on ka võimalik. Keda Jeesus on tervendanud või vabastanud mingisugusest haigusest? On kedagi, kes on terveks saanud? No nii, kätemeri on püsti. Vot, sellest ma tahangi täna rääkida. Aga keda võib-olla Jeesus on vabastanud mingisugusest tagakiusust, kus on mingisugune sundmõtted, mis sind kogu aeg järgivad? Nii, tulevad ka käed üles, on ju? Jaa. Nüüd on niisugune huvitav küsimus. Keda Jeesus on vabastanud teemonitest? On kedagi, kes teadis, et sul oli sees ja said palve peale vabaks? No nii, vägev, on ju? Keda Jeesus on vabastanud vihast? Ongi endised vihased inimesi siin. No nii, tõusevad, olge julged, olge julged. Me tahame kogu au Jeesusele tuua. Keda Jeesus on vabastanud mingisugusest emotsionaalsest või füüsilisest valust? Oled kunagi tundnud? No nii, kätemeri on siin. Ja vot sellest ma täna tahangi rääkida, et Jeesuses Kristuses temas on see vabadus. Nii et see kõik, mis me tegime, see harjutus, see lihtsalt tegelikult näitas, et me oleme kõik olnud elus mingisuguses olukorras, kus me vajame Jeesust. Ja võib-olla need on erinevad vajadused, kus on need erinevad olukorrad, aga see, et sa oled saanud sellest kõigest vabaks, see on tõestus sellest, et Jeesusel on see meelevald ja see vägi vabastada inimesi. Amen. Nii et täna ma tahangi rääkida Jeesuse Kristuses antud meile meelevallast. Iga inimene, kes Lootuse külas oma elu korda saab, tihti nad tulevad siia, neil on ka igasugused, minul oli ka iga asja peale käsi püsti põhimõtteliselt, nii et nad tulevad, neil on väga igasugused raskused ja pimedused ja asjad, aga see on see koht, kus nad saavad vabaks. Ja kuidas nad saavad vabaks? Ongi see, mis on Jeesuse Kristuse antud meelevald. Et me seisame tema antud meelevallaga kõikide nendele pimeduse jõududele, teemonitele, igasugustele sidumistele vastu. Ja see on see koht, kus inimesed saavad vabaks. Amen. Sest oma jõu ja oma nõuga me sellega hakkama ei saa. Ja meelevald on see, mis ühendab nii õiguse kui võime midagi teha. Nii et meelevald annab sulle nagu siis selle õiguse, et sa saad midagi teha. Ja samas ta annab ka sulle selle väe või selle võimu, et sa saad teha seda. Sest muidu ütleme, et kui sul on näiteks see õigus on nagu olemas, ma tean, et see kuulub mulle, on ju, aga sa nagu teed, aga näed, midagi ei tule, siis sul ei ole seda väge. Nii et tegelikult see Jumala vägi on see tõestus sellest, et see meelevald on olemas. Ja täna kõik, kes me tõstsime selle käe püsti, see on tegelikult ka tõestus, et see vägi on ühe meelevallaga. Mäletate, kui Jeesus oli maa peal ja käis ringi ja siis küsiti, et aga mis meelevallaga Jeesus neid imesid teeb? Miks? Sellepärast, et nad nägid, et asjad juhtuvad, on ju? Nii et selle meelevalla taga on üks vägi. Ja kõige parem muidugi aru saada ja mõista, et kus kohas see vägi siis tuleb, eks see on ikka meie armsast Piiblist, on ju? Olete nõus? Amen, amen. Jumala sõna on see, mis on tõde, mis on elav. Täna me seisame tema sõna peal ja Jumala sõna ütleb Efeslaste kirjas. Teate, siin suvelaagris, kui sa hommikul mõtled, et ei tea, mida lugeda. Teema on meile laagris Kristuses Jeesuses. Seal Kenneth Haginil on üks väga äge raamat, mis on niisugune väike. Ma võin pärast tuua laada telki selle, mul on neid terve hunnik, kuna ma nii usun sellesse teemasse. Ja selle raamatu nimi on Temas ehk tema sees. Ja see on niisugune väike, niisugune väga julgustav tõde, mis aitab meid kõiki. Aga Efeslaste kiri ja esimene peatükk ja kui sa ei tea suvelaagris, et mis asja ma siin täna hommikul lugema hakkan, siis ma julgustan sind lugema Efeslaste kirja esimene peatükk. Nii et siis me oleme nagu ühel lainel sellel, mis on suvelaager. Efeslaste esimene peatükk, seal on niimoodi, et kui sa hakkad seda algusest peale lugema, seal sa võid nagu ümber tõmmata ringid, aga ta räägib kogu aeg Kristuses, temas, tema läbi, temas, niimoodi kogu aeg terve esimene peatükk. Ja kuna meie see laagri teema ongi Kristuses Jeesuses, siis see on üks väga hea koht, mida lugeda. Aga siin siis alates 19. salmist ma tahan jagada ja siin ütleb niimoodi.
ja milline on tema väe võrratu suurus meie jaoks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. Amen. Nii et milline on see tema väe võrratu suurus, kelle jaoks, kelle heaks? Meie heaks. Kes see meie oleme? Meie, kes me oleme siin, on ju. See on meie jaoks, kes me usume. Ja mida see nõuab? See nõuab sul uskuda. Ja siin on väga huvitav, et see väe suurus, see sõna suurus, see tähendab seda, et see nagu tõi ühe tulemuse. Et see ei ole lihtsalt, et see vägi on seal olemas, aga see vägi tõi ka ühe tulemuse. Ja see on see sõna suurus, mis on siin kirjas. Et ta on suurem, et ta tõi tulemuse. Ja vaatame, kus see kõik alguse sai siis. 20. salm. See sai tegevaks, milles? Kelles? Kristuses. See sai tegevaks Kristuses. Kui ta tema üles äratas surnust ja pani istuma oma paremale käele taevas. Nii et kõik sai alguse Kristuses, kui ta tema üles äratas surnust. See on see alguspunkt, kus see meelevald sai alguse. Nii et kui sa tahad seda meelevalda saada, siis see on see koht, kus on temas, Kristuses, Jeesuses. Ja vaatame edasi, mis ta ütleb. Ja ta pani ta istuma oma paremale käele taevas. Seda paremat kätt alati öeldakse ka, et see on see positsiooni koht, kus on see kõik see meelevald ja asjad. Et ta on nagu parem käsi, et ta saab otsustada, ta saab teha neid asju, tal on vägi, tal on võim, kõik on paremal käel, isa paremal käel. Ja mis koht see siis on? Vaatame. Kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse. Mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Nii et ta ütles seda, et Jeesuse Kristuse meelevald on üle iga valitsuse. See valitsus on valitsused, mis meil on igasugused, ka inimesed, kes on ametikandjad, kes on kuskil valitsusel ametikandjad, iga üle valitsuse, üle iga meelevalla. See on juhtimine, kontroll ja võim. Nii et ta on üle iga juhtimise, kontrolli ja võimu on Jeesus Kristuse vägi. Siis ta on pannud ta üle iga väe. See vägi siin on see sama dünamis, mis tähendab nagu dünamiit. See on jõud, tugevus, imeteod, väe ja jõulisus. Nii et iga üle teise väe, mis tuleb. See, miks inimesed saavad vabaks. Ja mis ta veel ütles siin, et ja iga ülemuse. Ja sa võid täna mõelda enda ülemuse peale, kes sinu ülemus on. Siis ta on pannud ka iga ülemuse. Valitseja, peremehe ja iga valitsemise. Ta on ka pannud üle iga nime, mida nimetatakse. Siin Lootuse külas on ka selle nimega on alati hea, nad kasutavad minu ja Märdi nime tihti. Raimann lubas, Märt lubas. Me oleme siuksed hea südamega, on ju? Nad kasutavad meie nime siin. Aga Jeesuse Kristuse nimi on ka samamoodi. See on üle iga nime, mida nimetatakse. Et siin ei ole ühtegi nime, mis on suurem. Ja vaatame edasi. Ja siin on see Märdi lemmik sõna jälle. Ja ta alistas tema jalge alla. Kui palju? Kõik. Ütle oma naabrile kõik. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele. Siin ei ole mitte midagi lisada, mitte midagi ära võtta. Ta pani kõikidest asjadest kõikide üle. Peaks kogudusele. Ja vaata nüüd 23 salm. Kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Amen. Nii et see on, miks on see kogudus nii tähtis. Et mõni tahab nagu kuskil omaette mingit asja teha ja tuua nagu häid tulemusi ja niimoodi. Aga Piibel väga räägib, et see Kristuse ihu kogudus, mis on, et see on nagu väga-väga tähtis, sest ta ütleb, et tema läbi koguduse on see meelevald, on see vägi. Nii et ma usun, et vaenlane on täna väga, ma arvan, et ta nutab praegu kuskil, et me oleme kõik siin koos kogudusena. Sest see on see koht, kus see meelevald ja see vägi on, läbi tema koguduse. Ja kogudus tegelikult, kes ei õpeta seda asja, et kes ei praktiseeri seda meelevalda, et siis peab mõtlema üldse, kas ta siis on kogudus.
aga tõeline Jeesuse Kristuse kogudus on see, kus see meelevald toimib, kus seda õpetatakse ja kus inimesed saavad vabaks. Sellepärast, et ta ütleb, et see Jeesuse Kristuse meelevald tuleb läbi koguduse ilmsiks. Nii et sellepärast on väga tähtis alati meeles hoida seda, et me kogudus seda õpetaks ja seisaks selle peal, mida sõna ütleb. Sest muidu sa teed midagi muud. Ma ei tea, mis see muidu on siis. Ilus liturgia ja asjad ja inimesed on vaevatud ja niimoodi. Teinekord ma tean, on ka niimoodi, et kui keegi tuleb väga suure raskusega või niimoodi tuleb, et ma tema ees palvetaks, on ju, ja ma tean, et Jeesuse Kristuse nimes on vägi teha teda vabaks, on ju. Aga ma ei tea, äkki oled sa laisk või ei viitsi või midagi ja siis mõtled, et näed, tahad kommi, jah, aga ei saa, on ju. Lähed edasi, on ju. Aga Jeesus tahab, et sa seda sama meelevalda kasutaksid, mis ta on sulle andnud. Nii, siis see oli apostel Pauluse jutt. Võib-olla sa mõtled, et äkki apostel Paulus on mingi asja siin kuidagi sassi ajanud. Vabandust, Efeslaste 2.6 on ka veel salm, mis on siin selle asjaga koos käib juurde. Ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasse olukorda Kristuses Jeesuses. Amen. Endel vaatas mind sihukese näoga, kas ma nüüd ütlen selle asja ikka välja või ei ütle, aga ikka ütlesin, ma peaaegu oleks juba märkmetest mööda läinud. Nii et muidu see olekski sinna lihtsalt jutuks jäänud, aga ta on koos meid Jeesusega üles äratanud ja koos temaga pandud istuma sinna taevasesse olukorda. Ja mina ei mõtle seda välja, see on piiblis kirjas, näe, vaata. Ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasse olukorda Kristuses Jeesuses. Amen. Nii et see on meie laagri teema. Kristuses Jeesuses. Mis seal on siis, mis me teeme seal? See on meil meelevalla koht. Üle iga väe, üle iga haiguse, üle iga positsiooni, üle iga nime, üle iga ülemuse, üle iga valitsuse. Jeesuses Kristuses on meil see meelevald, mis ületab kõik. Amen. No vot ja siis oli see jutt, et mis see Paulus siin nüüd siis räägib. Aga vaata, mis Jeesus ise ütleb. See on väga huvitav. Matteuse evangeelium ja need on Matteuse evangeeliumi viimane peatüki ja viimased sõnad, mis Jeesus ütles siin. Ja see on Matteuse 28 ja salmist 16-20. Neid parme on õnneks lihtne tappa, vaata. Nad tulevad, saab kohe kätte, aga need tulevad juurde kogu aeg. Lava peal oled, siis läheb pea higiseks, siis nad hakkavad mind taga ajama siin. Aga vaatame Matteuse 28 ja siit salmist alates 16-20 ütleb niimoodi. Need nüüd 11 jüngrid läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Nii et enne mitte midagi ei hakka juhtuma, see läheb väga palju sellega kokku, mida Janno eile õhtul jutlustas, et nad tulid. Aga enne midagi palju juhtu, enne kui sa lähed sinna, kuhu Jeesus on sind käskinud minna. Täna me kuulsime Herberti tunnistust, on ju, ja Herbert tuli siia sellesse paika ja siin see meelevald ja vägi avaldus. Nii et see esimene samm, mis tuleb teha, on see siis suvelaager või mida iganes, aga sul tuleb minna sinna kohta, kuhu Jeesus sinu elus näitab. Amen. Olete minuga koos? Nõustute? Ja vaata edasi. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda. Mõned aga olid kahe vahel. Nii et kui sa oled õiges kohas, siis võib juhtuda ka niimoodi, et mõnele inimesele tuleb kahtlus. Ei tea, kas see ikka on õige, on ju. Ei tea, kas ma ikka peaksin olema, tead. Ei tea, kas nad ikka võtavad mind vastu. Ei tea, võt see vend vaatas mind nii imelikult. Ei tea, raudselt teab, mis ma eile tegin, on ju. Ja nii edasi, on ju. Ei tea, Raimond nüüd jälle, jah, temal muidugi lihtne seal rääkida, on ju, aga minu elu on ju selline, ei tea, kas see ikka töötab minu elus. Teaksid sa, mis jama mul on ju. Ja nii edasi. Aga vaatame edasi. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Nüüd ole ise täna siin kohas ja las Jeesus kõneleb isiklikult sinule. Sa oled tulnud sellesse kohta, kuhu Jeesus käskis minna. Lükka eemale need kahtlused, ära ole kahtleja, usu ja võta vastu sõnad, mida Jeesus ütleb täna otse sulle. Ja vaata nüüd seda. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maal. Amen. Nii et Jeesuses Kristuses esimene asi, mida Jeesus ütles, minul on antud kõik meelevald. See peab olema väga tähtis. Muidu ta oleks öelnud midagi muud. Ma ei tea, et minule on antud see
saatus või minevik või mulle on antud see rist, mida tuleb kanda või mulle on antud need jüngrid tead ja nii edasi. Aga esimene asi, mis ta ütles, minule on antud kõik. Jälle seesama sõna on ju. Kõik meelevald taevas ja maal. Ma tahan, et see sõna läheb sulle sügavale südamesse, kasvatab sinu usku, sest täna me hakkame ka palvetama inimeste eest, kes on võib-olla erinevates sidumistes, nii et ole valmis, et issanda vaim annab sulle siukse erilise ilmutuse ja erilise julguse, arusaamise sellest, et Jeesuses Kristuses on sul see meelevald olemas. Et selleks ei pea olema pastor, et sa teise inimese eest täna palvetad, aga kui sul on endal isiklik ilmutus sellest nii tugev südames ja sa tunned, et sa ei saa seda enam lihtsalt endal olla, sa on nagu, ma pean seda kellelegi andma, võta vastu, see meelevald on siin. Ja vaata siis, mida Jeesus ütles. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teile käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Amen. Nii et mida ta tegelikult ütles on see, et minul on antud see meelevald, nüüd minge teie tehke jüngriteks ja see sõna jüngriteks tähendab see, et sa õpetad nendele inimestele. Mida sa siis õpetad? Sa õpetadki seda, et Jeesusele on antud kõik meelevald. See on see õpetuse sisu. Ja siis sa oma elu selle eeskujuga annad talle nendele jüngritele või õpilastele nagu näha ka, kuidas see Jeesuse meelevald toimib. Nii et see on meile igal ühel üks missioon. Nii et ta saadab meid välja, ta ütleb, et tehke õpilasi. Ta ütleb, et tehke head selle meelevalga, olge eeskujud ja õpetage just seda sama, et Jeesusele Kristusele on antud kõik meelevald ja see meelevald on igaühe meie südames läbi Jeesuse Kristuse. Amen. Ja siis, mis see järgmine tuli teha, et ristides neid isa ja poja pühavaimu nimesse. No Märt tegi täna hommikul õppetunni ära, on ju? Oli? Saite sealt ühe hea õppetunni, mismoodi me ristime. Ma siin pikemalt ei peatu. Märt tegi hommikul selle õppetunni ära. Ja vaata nüüd, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teile käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures. Nii et üks asi on lihtsalt see, et sa kõike kuuled seda asju, mis on siis Jeesuse meelevald ja asjad. Aga teine on see asi, et sa pead ka sellest kinni. Et sa pead sellest kinni. Et sa elad selle õpetuse järgi, et sa elad isa paremal käel. Nii et kui sa hakkad mõtlema, et mismoodi ma täna pean elama või mis ma pean täna tegema, sa saad alati tulla selle sama kirjakoha juurde. Et ma hoian sellest kinni, mida piibel ütleb, mis on minu positsioon, kus ma enda elus olen. Ja vaata, nüüd on üks kõige vägevam lubadus üldse, mis siin piiblis kirjas on. Ja vaata, mina olen iga teisipäev teie juures. Ei ole? Iga kolmapäev? Ei ole. Mina olen iga päev teie juures kuni ajastute lõpuni. Amen. Nii et sa ei pea hommikul ärkama üles ja ütlema, Jeesus, kui sul vähegi aega on, tule ka minuga kaasa. Või on ju, et Jeesus või püha vaim, tule ka siia paika. Aga ta ütleb, et mina olen iga päev teie juures. Nii et kui sa ärkad hommikul ülesse, siis ütle, et täna ei ela mina, aga elab Jeesus Kristus. Ükstapuha, mis on sinu tunded, ükstapuha, missugune on sinu päev, ükstapuha, mis on sinu väljakutsed, ükstapuha, kuhu sa lähed, kas tennist mängima või telekat vaatama. Jeesus on ikka sinuga koos. Jeesus on ikka sinu südames. Ta ei ole sind maha jätnud, ta on iga päev sinuga koos ja see on tohutu vabadus. Sest muidu sa mõtled, et hakkad ennast piitsutama, et ma peaks midagi nüüd tegema ja et kuidagi Jeesus mulle veel lähedamale tuleks, et kuidagi ma päriksin tema selle õnnistuse, et ta ikka täna tuleks muga kaasa. Jeesus, palun, oled täna minuga kaasas. Tule püha vaim täna siia paika. Aga Jeesus ütleb oma sõnas, et ma olen iga päev teie juures. Mida sa nuiad siis veel? Noh, amen, on ja. Ja tead, mis on veel kõige parem uudis selle juures on see, et ta on iga päev, ta on täna ja homme ja nii edasi. On nii kaua, kui sa elad, on ju, pärast oled ka temaga koos. Aga kui tema on sinuga koos, tead, mis on hea uudis? Siis on ka tema meelevald sinuga koos. Jah. Et sa ei ole nagu üksi lihtsalt, et Jeesus on küll koos, aga seda meelevalla asja ta ei andnud minule, vaata. Aga täna me loeme seda, et ta on iga päev meiega koos ja see meelevald on ka meiega koos. Amen. Amen. Me hakkame
kohe hakkame palvetama. Ma vaatan paar kirja kohta veel, ütlen teile ja siis ma räägin, mis me teeme täna hommikul vägevat. Johannese 1:12 ütleb väga hästi. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Ja siin see otsetõlge siin kreeka keeles ja niimoodi ütleb, et ta annab meile Jumala laste meelevalla. Kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta sulle Jumala lapse meelevalla. Nii et kui sa oled ta oma südamesse vastu võtnud, siis selle sõna alusel sul on Jumala lapse meelevald. Ja see Jumala lapse meelevald oli see, mis me just Efeslaste kirjas lugesime. Üle igasuguse väe, võimu, ülemuste, kõikide haiguste, kõikide asjade. Kõigile, kes tema vastu võtsid, on ju, andis tema meelevalla. Ja neile, kes usuvad tema nimesse. Nii et sa pead uskuma sellesse ise ka, muidu see ei toimi. Et kui Raimon usub, see on ka tore ja me saame palvetada, aga sa pead ise ka sellesse uskuma, sa pead sellest aru saama. Ja ainuke koht, kuidas sa sellest aru saad, on see, kui sa oled Jumala sõnaga koos. Kui sa usud sellesse sõnasse, mida Piibel ütleb, võtad selle vastu ja elad selle järgi. Amen. Amen. Ja siis apostlite tegudes ütles ka Jeesus viimased sõnad. Enne kui ta taevasse läks, ütles niimoodi. Ei ole teie osa teada aegu ega tunde, mis isa on iseenese meelevallaga seadnud. Ta ütleb, et ei ole sinu asi kõike mõtelda, millal tuleb ja kuidas tuleb ja on ju. Et tihti me tahame inimlikult kohe teada, millal programmi lõpp on või millal see suur hoole näiteks saab valmis on ja. Mul oli üks väga hea näide oli niimoodi, et mina jäin siia Lootuse külla ka suurelt siukse tahtega lihtsalt anda seda vabadust edasi, sellepärast et tänu sellele kohale ma sain uue elu ja ma mõistsin, et tänu nendele juhtidele olen ma üldse elus ja ma sain aru, et mu elu enam ei kuulu minule. Aga mina nägin ka nagu enda visiooni, siukest vaimu, mismoodi meil on see suur hoone ja mismoodi vägevad ülistused ja vägevad inimesed kõik tulevad ja vaimu ärkamine ja kõik asjad nägin oma südames. Ja ma mõtlesin, et see kohe tuleb. Aga nüüd on 14 aastat hiljem ja kõik on juuksed juba välja kukkunud ja nüüd me saime seinad püsti. Aga üks päev ma olin oma tütrega koos, tütar tahtis vanni minna ja tead, kuidagi sealt vannist tuli liiga kuum vesi. Ja vanni läks see kuum vesi ja siis tütar on selle vanni ääre peal niimoodi ja siis nutab täiega, palun pane mind sinna vanni, vaata, palun isa pane. Ma seletan, et Harri, et natuke peab ootama, et laseme külma vett, et muidu sa saad haiget, vaata. Ja siis ma mõtlesin huvitav, et ma olen kindlasti ise samamoodi Jumala poole palvetanud ja öelnud, et Jumal, palun, et see suur hoone tead kohe tuleks püsti, vaata. Aga Jumal ütleb samamoodi, et oota, kannata, et aeg ei ole veel täis. Ja siin ta ütleb samamoodi, et ei ole teie osa teada neid aegu ja tunde, mida isa on oma meelevallaga seadnud. Ja minu arust kõige parem nagu tema see lubadus ja kinnitus ongi see, kui ta on öelnud, et ta on alati sinuga koos. Et mis sa veel vajad siis teada nendest aegadest ja tundidest? Kas sul ei piisa sellest lubadusest, kui ta ütles, et ta on alati sinuga koos? Peaks nagu piisama, on ju. Ärkad täna hommikul ta minuga koos, on ju. Mis ma siis hakkan nuiama, et tahaks veel midagi juurde või natuke vähem või mida iganes, aga tuleb lihtsalt teda kogu südamest usaldada. Ja vaata, mis ta ütles, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juudamaal ja Samaarimaal ning ilmamaa äärteni. Nii et Jeesus ütles, ta ei öelnud seda, et te saate rahu pühalt vaimult või et te saate mingisugust tarkust pühalt vaimult. Ta ei öelnud, et te saate armastust pühalt vaimult. Mida Jeesus ütles? Vaid te saate väe. On ju? Te saate väe. Dünamis, te saate meelevalla. Te saate jõu. See vägi on number 1 igatsus inimese südames. Muidu ta oleks midagi muud sinna kirjutanud, sest et Jumal on sind loonud, sa oled tema toodang, saad aru. Made from God või kuidas, mitte made in China, aga made it from God ja see Piibel on siis see instruktsioon, kuidas inimene töötab. Tema on see on see juhend ja ta ütleb, et te saate väe. Miks? Sest see on inimesele number 1 asi, mida ta oma südames igatseb. Kui ei oleks Jumala väge, me kedagi siin ei oleks. See oleks lihtsalt üks muinasjutt, on ju. Aga me oleme kogenud seda väge. Ja tead, mis ta ütleb? Ja te saate väe pühalt vaimult. Amen. Amen. Nii et mis me siis täna teeme?
see on väga huvitav, see on natukene, kuidas öelda siis, see on niisugune natuke tundlik teema, aga eilne, kui Nikolai rääkis eile sellest teemast, mis on siis kõik see kihlumine ja abiellumine ja asjad, siis ma sain aru, et Jumal on kuidagi nagu väga huvitavalt seda asja nagu juhtinud. Et 1. Korintlaste 6. peatükk ja salmid 12 ja 14 ütleb niimoodi. Ma loen selle kohe ära. Ütleb niimoodi. Öeldakse, et mulle on kõik lubatud, siiski kõigest ei ole kasu. Mulle on kõik lubatud, siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle. Toit on kõhu jaoks ja kõht on toidu jaoks, siiski Jumal teeb lõpu nii sellele kui tollele, aga ihu ei ole hooruse jaoks, vaid issanda jaoks ja issand on ihu jaoks. Ent Jumal on issanda üles äratanud ja äratab ka meidki ülesse oma väe läbi. Nii et kuidagi läbi selle eilse jutluse ja eilsete olukordade kõikide, ma sain aru, et püha vaim nagu kuidagi suunab selle poole, et kui on inimestel ka abielu välised mingisugused hooramised või asjad, kus inimesed on ennast sidunud mingistesse asjadesse. Et see ei ole selline populaarne teema, millest rääkida, aga lihtsalt kuidagi Jumala vaim juhtis selle peale. Et siis täna me saame ka palvetada selle alla, et sa saad tulla ja kui midagi sind vaevab, sa saad seda tunnistada, sa saad seda rääkida. Me saame purustada selle meelevalla, mis on võtnud sind mingisugusesse valesse vaimsusesse. Ja samamoodi selles kirjakohas ka oli siin nagu suur probleem Korintase kirjas, et nad teisega käisid kohut, on ju kristlased. Nii et see on ka üks niisugune meelevald, kus sul on fookus nagu selle peale, et teist inimest nagu domineerida ja tead talle kuidagi peale survestada ja nii edasi, et mitte käia armastuses. Ja lõpetuseks on väga hea kirjakoht Galaatia kirjas ütleb niimoodi, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud, püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse. Amen. Ja 13 salm ütleb, teie vennad olete kutsutud vabaduseks, ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Amen. Nii et täna, mis ma tahan kogu südames teha, ülistusbänd võib tulla siia lavale, on see, et me võtame aega, et palvetada ja ma ei tea, mis on sinu elu olukord. Ma ei tea, mis on see, mis tahab sinu elus nagu võimust võtta. Mis tuleb sulle peale, mis ründab sind, mis vaevab sind. Siin on nagu kaks asja. Üks asi, mis võib olla mingisugune väline tegur. Võib-olla mingi tagakius, võib-olla hirm kellegi ees, võib-olla on tööl on mingi ülemus, mingi siukene nõme on ja survestab sind kogu aeg. Mingisugune pimeduse rünnak, võib-olla mingisugune haigus, mis sind vaevab. See on siukene väline tegur. Aga on olemas ka sisemine tegur, mis on see, kus sa oled ise jätnud mingi ukse lahti, kus sa oled mingisuguse meelevalla all. Ja võib-olla see on mingisugune sõltuvus. Ja kuidas aru saada, kas mingi meelevald on sinu üle, on see, et ta hakkab sind kontrollima. Sa nagu ei taha sellest lahti öelda, sul on nagu raske sellest lahti öelda, ta kontrollib sind. Ta ütleb praegu sinule, sinu peas, et kuule, see on mingi lambi teema, mis sa sellest täna hakkad rääkima, see on nii väike asi, on ju. Või vastupidi ütleb, et kuule, sellest sa ei räägi mitte kunagi, mitte kellegile, see on nii suur saladus. Ainukene võimalus, kuidas sa saad sellest meelevalla alt välja, on see, kui me täna palvetame ja sa ei pea tulema isegi siia ette. Me võtame aega praegu, et ülistada ja siis sa saad lihtsalt tunnistada kellegile teisele inimesele, kes on sinu kõrval. Siin on ka pastorid on valmis teenima. Ja sa saad tunnistada, mis on see meelevald, mis sinu üle tahab võimust võtta. Mis on see rünnak? Mis on see tagakius? Kes on need inimesed? Mis ukse sa oled lahti jätnud? Mis on see hoorus, mille sees sa oled? Mis on see asi, mida Jumal nagu näitab, et kuule nüüd aitab, lõpeta. Ja peas käib üks hääl. Ei, ära sellest räägi mitte kellegile. See on saladus. Aga ainukene meetod, kuidas sa saad sellest lahti, on see, kui sa räägid selle välja.
Sest kui ta räägib talle välja, tal ei ole enam meelevalda sinu üle. See pimedus, mis on sinu sees, saab valguseks, ta ei ole enam varjul. Ja see on see koht, kus on meeleparandus ja kus me saame palvetada sinuga, et sa saaksid sellest kõigest vabaks. Nii et kallis kogudus, palun tõuseme püsti ja teeme niimoodi, et kui sa ütled, et Raimon, aga ma olen tõesti kõigest vaba, mul on see ilmutus, et ma ei hakka ennast kookima kuskil kaevama, kui midagi ei ole. Tänu Jumalale selle eest, ma olen selle üle tohutu rõõmus. See ei ole, et ma nüüd kuidagi üritan siin kuskile nurka suruda, et no räägi välja, vaata. Aga kui sa tunned, et see vabadus on tõesti sinus olemas, siis kui me praegu hakkame ülistama, siis laula neid sõnasid enda elu üle. See sama laul, mis viimati oli. Ta on mu hea karjane, mul on kõik olemas. Püsi selles. Täna Jumalat pisarates selle eest, et sul on kõik see vabadus olemas Jeesuses Kristuses. Lihtsalt, kui sa tunned, et sul on mingisugune asi, mis sind ründab, mis iganes pimedus, mingid sundmõtted, mida iganes, tõsta julgelt käsi ülesse ja vaata inimesed, kes on sinu kõrval, siin on pastorid, siin on inimesed ümber ringi, siis me palvetame sinu eest, me seisame koos sellele kõigele vastu Jeesuse Kristuse meelevallaga. Kui sa tunned, et sul on mingisugune hullem, mingisugune asi, mis sind nii hullult vaevab ja sa vajad siukest palvet, siis sa võid siia ette tulla. Piiskop Alur, piiskop Märt on siin ees, pastor Kuulderjärve ka, me hea meelega teenime sind. Aga ma tahtsin nii väga anda selle võimaluse, mitte lihtsalt, et siin me oleme pastorid siin ees, aga et kõik, kus iganes sa oled, kui sul on mingisugune olukord, mingisugune väljakutse, lihtsalt tõsta oma käsi ülesse. Ja teised, kes on sinu kõrval, kes on saanud aru sellest Jeesuse Kristuse meelevalast, saavad lihtsalt tulla sinu juurde. Jaga neid asju ja palvetame üheskoos, sest Jeesuses Kristuses on meil see meelevald olemas tema sõna alusel. Aitäh teile kogu südames ja võtame nüüd selle aja ja ülistame Jumalat ja ülistuslaulu ajal sa võid tänada või me saame üksteise eest palvetada. Amen. Juhid mind, kannad mind, pääsnud mind sa pimeda. Mul lootus sa hoiad mind, saadad mind, su kätte peal elan ma. Mu valgus sa. Mind
kogudus laulab, mul pole puudu milleski. Sa juhid välja laasal, sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Mul pole puudu millestki. Sa juhid haljalaasal mind. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled hea karjane, mind saadad ka mu orgudes. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, Jeesus. Sa oled allikas, sa oled kõik mu jaoks, tänu sulle, issand, et sina annad täna sõna igaühele, kes seda igatseb täna. Tänan sind, et sina kõnetad meid ja sinu prohvetlik vägi liigub siin praegu. Sina vabastad oma sõna kaudu. Üks sõna taevast ja kaoses sünnib kord ja ilu. Üks sõna taevast ja surmast ärkab jõud ja elu. Üks sõna taevast ja võimatu saab võimalikuks. Üks sõna taevast ja muutumatu muudetud saab. Kui Jumal ütled ühe sõna saab. Üks sõna taevast. Üks sõna taevast ja kaoses sünnib kord ja ilu. Üks sõna taevast ja surmast ärkab jõud ja elu. Üks sõna taevast ja võimatu saab võimalikuks. Üks sõna taevast ja muutumatu muudetud saab. Kui Jumal ütled ühe sõna saab. Su sõna ei muutu, issand. Su sõna ei muutu, su tõotus ei kõigu, su armastus jääb seisma ka, kui kõik mu peaksin kaduma.
halleluuja, kallis Jeesus, amen, amen, amen. elame Jumala sõna järgi ja naudime tänast päeva ja palvetame edasi ja seisame Jeesuse meelevallas. Jeesuse nimel olge õnnistatud ja ilusat päeva, amen, amen.